tunneb, et posudega on võib-olla tema jaoks treening liiga kerge. Rokalmaalased ja kui tihti sa soovitaksid inimestel seda nädalas teha? Ma võin soovitada iga päev. Ütle, mis on selle sügise selliseid kõige kuumemad ja võime öelda, kas temperamentsemad ja sellised kõige populaarsemad rühmatreeningud, kuhu kindlasti tasub tulla? Kindlasti üks temperamentseim on Zumba ja Bailatino-trennid. Selline mõnus särtsakas Ladina-Ameerika rühm ja ma arvan, et see sobib ideaalselt sellisesse vihmasesse ja sombusesse sügisesse. Ütle, kas rühmatreeningutesse on oodatud nii mehed kui ka naised või on ainult naised või ainult mehed, et kuidas teil see varieerumine on? Kindlasti ootame nii mehi kui naisi ja mehi võiks olla rohkem. Mehi on natuke vähe, tulge aga julgelt vaatama, mida me teeme seal. Kas rühmatreeningutes kipub nii olema, et mehed on alati tagarinades ja vaatavad ettepoole või kas seal saab nagu kohti valida ka, et kui keegi tunneb ennast natukene alguses ebakindlalt, et siis ta võibki rahulikult seal tagareas ka olla? Kindlasti võib, et selles mõttes treener ei sunni kedagi, nii et sina pead olema esimeses reas ja sina tagumises. Võib. Ütle, ma tean, et Sparta spordiklubil on tohutult palju erinevaid treeninguid, kui palju neid kokku on ja mis sinu isiklik soovitus on, et kas jääda ühele stiilile või treeningule pruuks või varieerida ja teha enda treeningut mitmekesisemaks? Meil on nädalas ligi 100 erinevat trenni ja ütleme siis erinevaid stiile, nendest on mõni üle 40. Ma kindlasti soovitan varieerida, et proovida alguses aeroobikatundi, kui sa tunned, et see sind juba ammendab, siis proovida näiteks pump fixi või mõnda spinningutundi, et kindlasti on mõnus varieerida. Ja tänasele etteastele tuleb siis läbilõige erinevatest treeningutest, mis on... Groove Fix on esimene, see on siis selline mõnus tantsutund. Edasi me teeme Blaster Fixi, mis on, ütleme, funktsionaalne intervaltrenn. Kolmas tund on Jump Fix, see on selline mõnus intensiivne treening ja neljas on Fight Fix, mis on siis põhineb võitluskunstida. Selge, igatahes nagu ma aru saan, siis treeningutega saab ühineda jooksvalt, ei pea olema kindlasti nüüd esmaspäeval platsis, võib ka teha seda nädala pärast või siis järgmisel nädalal ka mõnel teisel nädalapäeval. Täpselt nii ja siinkohal tahan öelda ka seda, et esimene trenn meie klubis on tasuta, nii et on võimalus proovida ja vaadata, kuidas meeldib. Selge, igatahes Sparta spordiklubi teie ees juba siin rühma treeningutega.